Tere, head matemaatikahuvilised! Mina olen endiselt loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa ja üheskoos lahendame nüüd siis 2015. aasta kitsa kursuse 6. ülesande. See ülesanne annab meile siis 10 punkti, kui me õigesti loomulikult lahendame. Ja vaadake nüüd, näete, meil on vaja lahendada siis 2 võrrandit. Üks on eksponentvõrrand ja teine logaritmvõrrand. Nüüd, miks ma siia lahendi kontroll kirjutasin? Sellepärast, et nende võrrandite korral on mõistlik alati teha lahendi kontroll, sest me võime lahendamise käigus saada ka võõrlahendid ehk siis nii-öelda jutumärkides lahendid, mis tegelikult esialgsesse võrrandisse ei sobi. Alustame nüüd esimese võrrandiga eksponentvõrrand. 9 astmes x pluss 2 miinus 1/27 on 0. Kui me hästi hoolega vaatame, 9 ja 27 on ju mõlemad arvu 3 astmed. Nii et näete, nüüd selle 1/27 tõime üle paremale poole ja 9 on 3 ruut ja 1/27 on 3 astmes miinus 3. Et kestab nüüd natuke siin vahepeal selgus saada, siis võiks ju panna video pausi peale ja vaadata. Nüüd näete, saame siis kätte x-i. 2 korda x pluss 2 ehk 2x pluss 4 peab olema võrdne miinus 3-ga. Siit saame 2x ja miinus 7 ehk x on miinus 3,5. Ja nüüd teeme siis kontrolli. Asendame siis x-i miinus 3,5-ga esialgses võrrandis. Mitte üheski muudetud võrrandis me seda teha ei tohi. Arvutame vasaku poole väärtuse. Nii, näete, miinus 3,5 liita 2, miinus 1/27 tuleb meil 9 astmes miinus 1,5, miinus 1/27. Nüüd miinus 1,5, näete, sellest me saame siit niimoodi lahti, et me võtame 9/3 ruut. Ja nüüd jälgige seda arvutust ise, mina enam rohkem ei kommenteeri. Saime tõepoolest, et vasak pool on 0 ja parem pool on siis näete ka 0, eks ole, nii et vasak ja parem pool tulid võrdsed. Järelikult see miinus 3,5 ongi meil siis lahend. Nüüd teine võrrand. Nii et näete, logaritmvõrrand, vasakul pool on logaritm x-i ruudust, siit on nüüd selge, et x0 olla ei tohi. Vasakul pool, paremal pool on logaritm 2, see on logaritm arvus, siin ei teki mingi probleemi. Ja nüüd vaatame, näete, logaritm x-i ruudust ja paremal pool on logaritmide summa, aga see teiseneb ju korrutiseks. Logaritmide summa teiseneb korrutiseks ja vaadake, vasakul pool on logaritm ja paremal pool on logaritm. Siis logaritmi järel olevad avaldused peavad ju omavahel olema võrdsed, muidu see võrdlus ei kehti. X-i ruut on sama, mis 2x pluss 8, lahendame ruutvõrrandi. Seda võiks teha nüüd selle nii-öelda lühikese ruutvõrrandi lahendi valemi abil, aga kes seda ikka ei oska, siis tehke nii, nagu oskate. Ja selle ruutvõrrandi lahendid on 4 ja miinus 2. Ja nüüd me peame tegema kontrolli. Mõlema lahendiga. Õigemini me peaks praegu ütlema, et need on lahendi kandidaadid alles. Et need ei ole veel lahendid. Kui x on 4. Nii, siis vasakul pool oli meil ju logaritm x-i ruudust ehk logaritm siis, näete, logaritm x-i ruudust. Me oleks võinud ka altpoolt vaadata, vaatame siit, jah. Ehk logaritm 16. Sellega midagi tarka meil peale hakata ei ole, see jääb nii nagu on. Paremal pool logaritm 2 ja logaritm x pluss 4. Nii et näete, tuleb ilusti logaritm 16 ja vasak ja parem pool tulid omavahel võrdsed. Teeme nüüd lahendi kontrolli juhuks, kui x on miinus 2. Vasakul pool saame logaritm miinus 2 ruudust ehk logaritm 4. Sellega on asi korras. Parem pool
nii, tuleb samuti logaritm 4-st. Ja jällegi vasak ja parem pool on omavahel võrdsed, sest vasakul pool logaritm 4-st ja paremal pool on ju ka logaritm 4-st. Ja kirjutame siis vastuse, ehk siis x1 on 4 ja x2 võrdub 2-ga. Ja sellega olemegi selle ülesande lahendanud ja 10 punktiga siis teeninud, nii et rohkem midagi teha siin ei ole. Ja kohtume juba siis järgmises videotunnis, kui hakkame lahendama siis järgmist ülesannet. Seniks nägemiseni.